Tervist kõigile. Tervist kõigile. See tiigri jutt, see on siin nüüd välja pakutud kui teatav ettekanne. Aga tegelikult muidugi on see ka üks esitlus. Siin kogu aeg täna esitletakse raamatuid ja preemiasaajaid ja jälle raamatut. Et õigupoolest ma esitlen midagi. Et siin pildil küll on üks teos, ühe Rumeenia kunstniku teos, mille nimi on Sügelevad taskud. Ja see viitas, kui ta välja pandi Pompidou keskuses Ida-Euroopa intellektuaali, kirjaniku või kunstniku sellisele omamoodi olemisele 90. aastatel, kui mõni meist juhtumisi sattus mõnda Euroopa suurlinna, näiteks Pariisi, kus siis autor viibis ja oli selline tunne, et nagu taskud sügeleksid, sellepärast, et igal pool nii palju kõike pakutakse, aga vaat ei ole midagi taskus kõlisemas, et sellest natukene osa saada. Ja siis tundis autor, et taskud läksid nagu lehte, läksid niimoodi õitsema. Ja see tegelikult võib-olla polegi üldse alati paha tunne. Pärast on, sest kasu vähemalt meenutada on huvitav. Et nüüd täna ma räägin sellest, kuidas üks tiiger läheb niimoodi lehte ja õitsema ka mingist sügelusest. Ja esitlen tegelikult sellega teksti, mis on selles samas Ene Mihkelsoni elu raamatus ka sees. Ja tegelikult loen siit siis veidi katkendeid ja kommenteerin. Aga tiiger on tähtis. Tüüpilisel Ene Mihkelsoni luuletusel puudub ette antud struktuur. Siin ei järgita mingit kindlat kava, ei kasutata ühte selget matriitsi, mis luuletust vormiks. Tekst algab justkui poole pealt, juba asjade keskelt, aga ühte valdavat keset tal ei ole. Ta on lihtsalt keskpaigas, on juba ise keskpaik ja võtab omaks ümbritsevaid elemente nii palju, kui tal parajasti tarvis läheb. Aeg-ajalt ilmub jutustavaid elemente. Mõnikord ongi luuletus väike jutustus, aga seegi jutustus jääb pooleli, sest me ei tea, mis edasi saab. Jutustus on millegi jätk ja jääb midagi jätkama. Samuti võib luuletuses olla teravaid aistinguid, tähelepanekuid ja mõttekäike. Kui need aga kipuvad kogunema ühe kindla telje ümber, hakkavad looma ühte keskset tähendust, siis teeb tekst ootamatu pööraku või lõpeb järsku, et mitte eemaldada nendest psüühilise tegevuse viljadest, mis, ma tsiteerin siin André Bretoni sürrealismi esimest manifesti, jäävad lõpmatult kaugele soovist midagi tähendada. Ja ometi rullub mõte lahti väga vabalt, püsib keskme puudumisest hoolimata alati keskpaigas ja võib esitada küsimusi, millest hargnevad uued mõttekäigud. Ma tulen nüüd selle luuletuse juurde
Tiiger läks lehte, vurrudel rippus päev, siledal karval võbeles varjude triipe. Keegi pole päevatiigrit näinud, öötiiger teeb meele lahedaks. See tekst koosneb nüüd miniatuursest jutustusest, nagu näete, ja kaherealisest kommentaarist, kus on siis vastandatud päevatiiger ja öötiiger, aga nagu jutustusest selgub, siin võib juttu olla ka hoopis taimsetest tiigritest, kes lähevad lehte nagu puud või põõsad ja kelle triibud on hoopiski võbelevad varjud. See luuletus muutub nüüd mitmeti läbipaistvaks. Võime siin näha floora ja fauna piiri kustutamist, sest kui loom läks lehte, siis temast sai taim ja kõik võbelevad varjud on nüüd taimsed varjud. Aga me võime siin näha ka päeva ja öö allegoorilist polaarsust, kus päev muudab metamorfoosi nähtamatuks, öö aga mõjub vabastavalt, olenemata sellest, kas me neid varjude triipe näeme või mitte. Niisugusel juhul on tiigreid vähemalt 2. Ja viimaks, me võime siin näha ka luuletust tiigrist, kelle lehte minek on metafoor, kuid kes püsib päeval peidus ja liigub ainult öösel. Kõik need perspektiivid mõistagi on lünklikud, sest kui üks piirkond välja valgustada, siis me pimendame teised ja kui vaatepunkt nihkub, siis see toimub iga kord. Seega luuletusel pole ühte keskset tähendust, aga ta ei ole ka tähendusetu, vastupidi, tähendusi on palju, need hajuvad vastavalt siis sellele, kust me luuletust vaatame. Ja seejuures hajuvad nii, et ikkagi nad päriselt silmist ei kao. Teine näide. Tuba on külm, kannan tuba kui tigu. Nina välja ei pista, tasa katusest söön, põrandale jääb ligu, härmatab pisut, tigu on luulest sündinud loom. Siin muutub tigu või muutub tuba teokarbiks ainult tänu võrdluse kui tigu ja oksüümoroni kannan tuba sujuvale ühendamisele. Aga sellega ei ole piirdutud. Ilmub veel vertikaalne mõõde, katusest söön. Ja see pöörab teokarbi kujutelma ümber. Nüüd see on pigem piparkoogi maja või siis on tegemist täiesti söödava keskkonnaga, nii nagu õunauss elab õunas või ürask puukoore all. Ruum muutub auklikuks. Siseilma ja välisilma piir muutub poorseks. Ja ootamatult nüüd siin viimane värss teatab, et tigu olevat luulest sündinud loom. Ja seda saab mõista kaht moodi. Kas kogu see kirjeldatud metamorfoos ongi ainult abstraktsioon või on luule midagi enamat kui paljad sõnad. Ja viimasel juhul luule oleks siin ise metafoor, metamorfilise elu metafoor. Aga sel juhul on see fraas katusest söön märksa avarama tähendusväljaga, kui esialgu paistis, ehk nagu on kirjutanud Itaalia mõtleja Emanuele Coccia, teda tsiteerin pärast veel, toitumine annab tunnistust elusolendite mitte ainult ruumilisest, vaid ka metafüüsilisest ebastabiilsusest. Elusolendid ei jää kunagi nendeks, kes nad on,
vaid nad on määratud ümber paiknema teise liiki ning mitte üksnes evolutsiooniliselt, vaid ka toitumisprotsessis. Selline metamorfoos on elu põhiomadus. Me sööme lakkamatult oma keskkonda, meie keskkond sööb meid ja muudab meid millekski muuks, võib-olla mitte inimlikuks. Nagu Kochavel ütleb, mitte keegi maa peal ei ela oma kehas nagu oma majas. Suhe iseendaga ei ole kunagi loomulik, iseeneslik ega lõplik. Me kolime pidevalt ümber, hõivame teiste elusid ja kehi. Me ise muutume pidevalt teiste elamuks ja teiste kehaks. Mitte keegi ei ole kunagi täielikult kodus. Nüüd see viimane, mitte keegi ei ole kunagi täielikult kodus, paistabki olevat Mihkelsoni neliku peamine sõnum. Tigu on küll luulest sündinud loom, aga luule ise on teo sünnitatud ruum. Teokarp on siis hinge metafoor, nii nagu aeg-ajalt mõeldi baroki ajastul, et skulptor Bernini villa aatriumis sümboliseeris seda üks suur kivist teokarp postamendil. Seega võib Kocha lause ka ümber pöörata ja öelda: igaüks on alati natuke kodus. Kodu on küll alati natukene võõras või kellelegi võõras, kuid iga võõras koht on alati ka natukene kodu või kellegi kodu. Ja siit hakkabki hargnema Mihkelsoni mõtlemine või õigemini mingi olek, kus on olemas mõtlemist, kus Mihkelson ise pole enam üldse nii tähtis kui tema mõtlemine. Ehk teisisõnu, Mihkelsonist saab enda mõtlemise adjektiiv, mitte substantiiv. Nüüd üks teine lõik. Tõin siia tsitaadi Henrik Soovalt, kes on käsitlenud enne Mihkelsoni proosat semantilise pragmatismi vaatepunktist, leides, et see vastandub representatsionismile, sellised analüütilise filosoofia oskussõnad. Representatsionism lähtub tõe vastavusteooriast, mille järgi sõnad saavad tähenduse selle kaudu, praegu tsiteerin, et need märgivad asju keelevälises objektiivses maailmas, aga pragmatism, mida nüüd Soova ise esindab, loobub sellest illusioonist ja mõistab, et tõde on ennekõike inimliku koostöö eeldus. Ja tänu sellele saab maailm nii reaalseks kui üldse võimalik, muutudes, nagu Soova ütleb, läbinisti immanentseks ja hüljatakse ka, nagu jälle Soova ütleb, äärmuslik skeptitsism, mis tulenes hirmust, et maailma kirjeldus ei vasta tegelikkusele. Ja selle asemel tekib nüüd eksistentsiaalne äng, sest kogu maailm on semantiliselt suletud kindlasse keelemängu, mille kehtestamise vabadus toob kaasa vastutuse. Ja Soova ütleb sellise põhimõttelise lause, see on tema moraal. Keelekogukonnad on sunnitud ise võtma vastutuse ja semantiliste valikutega kehtestama minevikust loo, mis aitaks edasi elada. Selle kõik on ta nüüd siis osaliselt tuletanud enne Mihkelsoni proosast. Niisugune platvorm võiks ju olla hea lähtekoht ka Mihkelsoni luule analüüsiks. Sest tõepoolest maailm on siin nii reaalne kui üldse võimalik. Ta on isegi sürreaalne, sest hõlmab ka neid
psüühilise tegevuse väljasid, jälle tsiteerin sama kohta Bretonilt, mis jäävad lõpmatult kaugele soovist midagi tähendada. Kuid kas see tähendab ka sulgumist kindlasse keelemängu? Kas see tähendab ühe jutustuse kehtestamist, mis aitaks edasi elada ning sellega kaasnevat vabadust ja vastutust, eksistentsiaalset ängi? Vahest võib Mihkelsoni proosat tõesti määratleda eksistentsiaalse vastutuskirjandusena, kuid luule puhul näib selline määratlus liiga kitsas, liiga pisendav. Kas ei rända Mihkelsoni luule pigem märksa avaramasse valda, kus jäädakse, nagu väga täpselt sõnastab jällegi André Breton, nii puutumatuks kui võimalik igasugusest vastutuse ideest, mis on alati valmis toimima pidurina. Ma kahtlustan, et siin asi ongi just nõnda, et selles vallas, kus Mihkelsoni luule liigub, valitseb küll kahtlemata erakordne vabadus, aga sellel vabadusel ei ole vastutusega mitte mingisugust seost. Siin toimib hoopis teine loogika, metamorfoosi loogika. Nagu Kotša ütleb, ühe elu pihustumine maailmadesse ja vormidesse, mille ta ühes ainsas raamis kokku seob. Või veel üks pikem tsitaat Emmanuele Kotšalt. Metamorfoos on see, mis lubab ühel ainsal elujoonel koostada eri maailmade ja vormide rea. Nende vormide kaudu väljendab ennast üks ja seesama mina. Iga vorm oma kõige intiimsemas ja individuaalsemas sügavuses näib olevat ülekandumise puhas reaalsus. Ja mina töö näib seisnevat eelkõige selles, et ta annab ühe vormi teisele edasi ning kannab iseenda üle ühest kehast teise, ühest maailmast teise. Metamorfoos teeb elust iseenda ülekandmise vormi. Kotša nüüd ei selgita, mis asi on see üks ja seesama mina, kes ennast eri vormides väljendab. Aga igatahes see ei paista olevat klassikaline identsus iseendaga, enesesarnasus iseenda omamise kaudu, vaid pigem iseendast erinemise jada, teisenemine kellekski, kes endise enesega enam ei sarnane. Nüüd ma siis väidangi, et Mihkelsoni luule on pigem just metamorfiline teisenemisluule. Sellel võib küll aeg-ajalt olla eksistentsiaalse ängi jooni, kuivõrd tal on ühisosa Mihkelsoni proosaga. Aga äng on siin haaratud metamorfooside jadasse ja teiseneb pidevalt millekski muuks. Ja nii hakkab Mihkelsoni mõtlemine meenutama midagi, mida Michael Marder on nimetanud taimmõtlemiseks. Selle all ta peab silmas nii hästi taimedele omast mitte kognitiivset ja mitte ideatsioonilist mõtlemist, kui ka seda, kuidas, nagu Marder ütleb, inimese mõtlemine mingil määral dehumaniseerub, muutub taimetaoliseks, teiseneb kohtumisel vegetaalse maailmaga. Ja nii ongi, et Mihkelsoni luule kõige omapärasemas, kõige lummavamas osas võtab alatasa võimust tunne, et me puutume kokku millegi mitteinimlikuga, mis ühtaegu on ja ei ole inimmõtlemise moodi, sest selles on nii palju elemente, mis näivad pärinevat kusagilt mujalt. Aga samal ajal on need elemendid ka meile ülimalt omased. Nad ilmuvad kusagilt elukülluse sügavusest, justkui
bioloogilisest mälust, sellest olemisest, mis ei ole kunagi unustanud meie seost teiste eluvormidega ja ennekõike taimedega, kelleta meie elu oleks praegugi mõeldamatu. Need on siis meie psüühe taimsed elemendid, hingeelu vegetaalsed komponendid. Kusagil Mihkelsoni luule põhjas on veel üks hing. Ja see on see hing, mida Marder nimetab taimhingeks, ehk nagu ta ütleb. Taimhing on see, mis jääb psüühest järele, taandatuna mitte inimlikku, mitte loomsesse modaalsesse. See on elu oma anarhilises alastuses, kuivõrd jääb alles loomse elususe tunnusjoonte puudumisel. Ja see on tähenduslik niisama alasti, mitte antropotsentrilisel ja ometi ontoloogiliselt resoneerival moel. See Marderi sõnastus on muidugi väga kokku surutud, aga raamat, samuti nagu Gotcha metamorfoosid on eesti keeles olemas kõigile kättesaadav, kes natuke huvi tunnevad, tahavad tema mõtlemist lähemalt sellesse pilku heita. Et minu niisugune mõttekäik kõige üldisemalt ja skemaatiliselt ongi siis olnud selline, et ma eristan Mihkelsoni luules justkui 4 erinevat kihti. Üks on see ajalooline kiht ja eksistentsiaalne äng, mis kindlasti on siis väga lähedane või põhimõtteliselt kattub selle ajaloo käsitlusega ja eksistentsiaalse temaatikaga, mida Mihkelson oma proosas käsitleb. Siis sealt edasi teatav minatu mõtlemine, vaimu passiivne elu, see, millest André Breton just räägib oma surrealismi manifestides, kasutab seda mõistet vaimu passiivne elu, selleks töötas ta siis välja oma automaatkirjutuse idee ja et selline mõtlemine Mihkelsoni puhul toimib. Igaüks, kes kas või paar enne Mihkelsoni luuletust on elus lugenud, on näinud, et see on tõsi, aga ilmselt ikkagi ka Mihkelsoni proosas see täitsa tugevasti võib lüüa läbi. Nüüd järgmine metamorfoos, mida ma olen nimetanud loomaks saamiseks. See on siis viimasel ajal üha rohkem kasutatud mõiste, algselt Gilles Deleuze'i ja Deleuze-Guattari raamatutest võetud, aga tänapäeval ka paljud antropoloogid kasutavad, David Abraham näiteks. Et siin on siis tekkinud perspektiivide paljusus ja on üle mindud psüühiliselt järgmisele tasandile, millelegi, mis on siis ka bioloogilises mõttes nagu hõlmavam, laiem kui inimese ajalugu ja ka kui lihtsalt inimese kehaline igapäevane olemine. Ja siit edasi tuleks siis see taimmõtlemine, mis on kas kõige põhjas või kõige ümber. Selline elu oma anarhilises alastuses. Ja mul on siis selline tunne, et just sellest kihist algabki Mihkelsoni luule tõeline esteetika ja siit algab ka tõeline eetika. Sest Mihkelsoni luuletus ei ole osadest koosnev tervik, ta on alati midagi muud,
on selline hajus osade paljusus ja need osad on üksteise olemise suhtes. Ma praegu varastan tsitaate Michael Marderilt, vastastikku ükskõiksed. Kõige põhjas on teatav vegetaalne esteetika, taimne ilukäsitus, mis inimlooma vaatepunktist alati ei pruugigi olla ilus. Ja samamoodi on siin põhjas ka vegetaalne eetika, mis otseselt esteetikast ei eristugi. Nagu Marder ütleb, õppida taimedelt tähendab esmajoones õppida, kuidas unustada objektiveeriv lähenemine maailmale. Objektiveeriv siis sellise objektistamise, distantseerumise, lakkamatu subjekti ja objekti eristamise tähenduses. Et siit ilmub teatav selline relatsionaalne esteetika, relatsionaalne eetika. Alles sellest lähtudes saab ka see perspektiivide paljusus mõtte, sest kui me perspektivismi mõtestame ainult ajalooliselt ja eksistentsiaalse ängi taustal, siis see võib vastupidi mõjuda mitte vabastavalt, vaid pigem seda ängi süvendavalt. Aga kui me lähtume taimmõtlemisest, elust selle anarhilises alastuses, unustame objektiveeriva lähenemise maailmale, siis see tähendab midagi muud. Ja nüüd mulle tundub, et see ongi võib-olla Mihkelsoni luule kõige salajasem õpetus. Aitäh! Nii, väga intrigeeriv ettekanne. Palun küsimusi, kommentaare, mõtisklusi. Ma võin ise otsa lahti teha. Tähendab, ma jäin mõtlema selle oma viimatise Mihkelsoni lugemise kogemuse üle ja ma siin rääkisin luulest ja proosast ja no tegelikult seda lugedes oli mul kogu aeg tunne, et need luule ja proosa nagu oleks autonoomsed alatal, et käituvad omasoodu ja siis ma hakkan nagu üldistama, luulet, proosat kokku panema, nii nagu ma siin kiirkorras enne tegin ja et see tegelikult hästi nagu ei õnnestu. Et kas see on nüüd see sama asi, et proosas käib see kõik teistmoodidel? Ma isegi ei tahaks öelda, et täiesti teistmoodi, aga just need kõige kas siis sügavamad või varjatumad kihid, see, mida ma siis loomaks saamiseks ja taimmõtlemiseks praegu nimetasin, et need kindlasti ei tule välja nii eksplitsiitselt, et nad on väga ära peidetud. Loomulikult, et see, mida Marder nüüd taimhingeks nimetab, see on meil kõigil olemas ja toimib kogu aeg ja niimoodi märkamatult ta hoiab üleval kogu meie olemist, aga seda tavaliselt kuidagi otseselt ei ilmutata, ei eksplitseerita, seda pigem hoitakse hästi varjus kuskil täitsa nagu tagumisel riiulil. Aga Mihkelsoni luule on nüüd just selle poolest siis teistmoodi, et siin tuleb see tihtipeale niimoodi täiesti otse lööb välja ja selle poolest ta erineb ka muidugi sürrealistidest või vähemalt sellisest sürrealismi programmist, et André Breton ikkagi, ta käis oma automaatkirjutuse välja kui teatava meetodi, mis on ka uurimismeetod, et siis püütakse metoodiliselt vallandada seda oma minatut mõtlemist, vaimu passiivset elu, aga tegelikult välditakse nende erinevate kihtide põimumist. Mihkelson ei väldi seda kunagi, et eksistentsiaalne äng, loomaksaamine ja taimmõtlemine, tema luules käivad need kõik läbi segi.
et see on põhimõtteliselt siis jah, teine meetod, kui oli sürrealism. Veel küsimusi, jah, palun, Rait. Siuke mõttekäik tuli korraks mõttesse, et siin on see praktiku ja teoreetiku nüüd selline dilemma, et ma olen, siin oli enne juttu ka mitmetes loengutes, et ta oli tugevalt selline erinevate kirjanduste ja filosoofiate uurija ise, aga kui palju ta ise oli teadlik sellest, kui palju ta reflekteeris seda kui teoreetilist välja, kui ta ise praktikuna tegi, et see on nagu see ühtpidi nagu suletud sellesse tegevusse, et nagu praegu võtame lahti mingisuguse teoreetilise välja nagu praegu Hasso tegi, et see on nagu tegelikult irrelevantne sellest ajastust, kus tema nagu see hõljus, et kas sa oled nagu neid liine ka jälginud, et mida tema nii ulatus, et kas seal on mingi korrelatsioon sellega, mis sa praegu tegid? Ma olen päris kindel, et see Mihkelsoni luulemeetod, see küll ei ole teooriast tuletatud, aga sellest saab tuletada teooria. Ja et ma arvan ka, et tegelikult on mitmeid teoreetilisi võimalusi, kuidas neid jõudusid nähtavale tuua, mis seal Mihkelsoni luules toimivad. Praegu ma lihtsalt tegin ühe katse. Ma olen enne ju ka Mihkelsonist kirjutanud ja hoopis nagu teist suguste vahenditega analüüsinud, näiteks kasutades Walter Benjamini allegooria käsitlust ja see kõik siis liigub pigem sellel eksistentsiaalsel ajaloolisel tasandil ja püüdsin seda lahti muukida nüüd seekord. Ma proovisin siis nähtavale tuua midagi minu enda kõige varasematest Mihkelsoni lugemise kogemustest, aga Marderi raamat oli just ilmunud, et vahendid olid justkui äkitselt otse käeulatuses. Aga kindlasti kirjeldada saab veel väga mitut moodi. Mihkelson ise see, et ta ei oleks reflekteerinud enda meetodi üle, seda ma ei usu, et tal oleks olnud kuskil mingi varjatud teooria kapis juba kirja pandud, seda ma ka ei usu. Indrek, palun, jah. Aitäh. Minu meelest see küsimus on tegelikult nagu õiges suunas või huvitav, et ma ise olen mõelnud selle üle niimoodi, et midagi me nagu teame selle kohta, mida Mihkelson luges ja me teame seda, et ta luges palju kõiksugu kirjandust ja ühiskonnateadust, filosoofiat ja see jääb nagu sinna taustale. Aga ma näen seda kuidagi niimoodi, et luule on, ja minu meelest see on ka nagu tegelikult Deleuze'i mõtlemisega natukene kooskõlas, kes käis ettekandest läbi, et luule sünnib mõnes mõttes siis sünnib nagu pudelikaeltes või vastuoludes. Et kui me õpime, elame läbi mingeid asju elus või loeme ja siis kui me jõuame mingisuguse punktini, kus on vastuolu ja see tuleb alati, sest et igas järjekindel mõtlemine võib alati paradoksideni. Ja luule on võimalus või vahend, luulekeel, murda sellest paradoksist välja mingisuguse teistsuguse mõtlemise abil ja seda võib äkki isegi võtta niimoodi, et võib-olla on see vegetaalne mõtlemine on võib-olla mingi asi, millega saab just sellest eksistentsiaalsest tupikust nii-öelda läbi murda, kuna eksistentsiaalne tupik tuleb nagu alati ajaloolises maailmas elades. Ja siis see on võib-olla mingi viis, kuidas sa piirist edasi minna, kus sa muidu jookseksid justkui nagu inimese või kodanikuna nagu peaga vastu seina ja kust ei saa enam edasi minna. Jah, ma olen nõus, et seda võib lihtsalt nii öelda. Täna oli siin ka korra juba Joyce'ist juttu ja viimasel ajal jälle armastatakse seda ühte Joyce'i lauset Ulyssesest tsiteerida, et ajalugu on see õudusunenägu või painaja. Ma ei mäleta, kuidas Paul-Erik täpselt
seda tõlkis, millest ma kõigest väest püüan ärgata ja kindlasti need Mihkelsoni võib nimetada otsinguteks, aga tegelikult leidmised, mina nimetaks neid leidmisteks, mis seal, need avastused, mis tema luules toimuvad, need on just, et ta avastab neid viise, kuidas tõepoolest saab sellest painast ärgata. Aitäh, veel küsimusi? No ei paista Aiale endal on, jah. Ja ma ise tahtsin korra küsida, et võib-olla kui meil õnnestuks tagasi panna need 4 mõtlemise vormi ka siia, et ma tahtsin küsida, et ma päris täpselt ei saa vist aru sellest, et kuidas on erinevad see taimmõtlemine ja see vaimu passiivne elu, et mulle tundus, et kui sa rääkisid, et mina mõistsin praegu niimoodi, et taimmõtlemine on kuidagi selline osadus nagu kõigega või kus nagu see keha ei loe või et kuidagi osadus tundus minule selline, kuidas ma ennast mõistestasin ja samal ajal siis mulle tunduks, et see vaimu passiivne elu on võib-olla ka mingi selline osadus või selline olek ilma kehata, aga kuidas sa neid eristaks? Ühesõnaga, sa praegu tahad öelda, et sina tunnetad vaimu passiivset elu juba taimmõtlemise registris liikuvat? No jaa, ma tahtsin aru saada, et miks ma tajun neid nagu kui ma kuulasin, siis ma tundus, et ma ei oska neid eristada, aga seepärast ma küsingi, et kuidas sa ütled, et nad on erinevad, et võib-olla ma lihtsalt ei saa aru. Ei, ma ei tahtnud öelda, et nad on erinevad. Et siin need on 3 sellist, ma praegu nimetasin neid metamorfoosideks, see ühest kihist teise liikumine, aga see erinevus kindlasti ei ole vastanduv. Et nad ei ole kontraarsed, nad on kohati kontrastsed ja siin üks niimoodi, nad ülestikku just kui mingil määral kattuvad, et see ajalooline kiht, eksistentsiaalne äng teatavates momentides võib loomaks saamis ja perspektiivide paljususega väga tugevalt nagu ühtida ja samamoodi see minatu mõtlemine, vaimu passiivne elu, taimmõtlemisega, eluga oma anarhilises alastuses samamoodi võib jällegi ühtida, aga ma siiski neid eristaks ja eristaks just selle pärast, et tegemist ei ole täiesti niisuguse nebuloosse või täiesti laiali valguva ilmaga, et ikkagi ma arvan eriti kirjutades ja ka luuletust analüüsides, luuletusi lugedes võib-olla tõesti need lähevad segi, aga sellal, kui seda luuletust kas analüüsida või ise kokku panna, siis nad natuke liiguvad teineteisest lahku. No see on umbes nii nagu mingisugused erinevad kliimavöötmed kõrgmäestikus või see on küll sama mägi, aga ja osalt seal ka taimestik kattub, aga midagi on nagu teistsugust, õhurõhk kõreneb või siis erinevad kihid süvameres, et see on ikka see sama ookean, aga kõik need kihid ei ole päris samasugused. Nii, küsimusi veel? Ei paista olevat. Täname veel kord Hasso Krulli ja läheme oma kavaga edasi.